Tere! Minu nimi on Marko Rillo ja ma tulen sellisest organisatsioonist, mille nimi on Helge Kool. Me aitame noortel natukene paremini ennast tundma õppida ja muuhulgas, kui nad on siis ennast paremini tundma saanud, siis aitame noortel muuhulgas koolielu paremaks muuta. Minu taust on see, et ma olen mitu aastakümmet olnud õpetaja ja ettevõtja ja ma olen käinud, aidanud erinevatel ettevõtetel leida uusi ideid, kuidas oma äri paremaks muuta, kuidas oma ärimudelid ümber kujundada, kuidas minna uutele turgudele, kuidas enda ideedest päris asjad ära teha ja lõppkokkuvõttes sellega siis kõigega rahul olla. Ja minu taust on siis selline, et mul on olnud võimalus olla väga erinevates riikides nii õppija kui ka õpetaja. Kõigepealt õppisin ma Eestis, siis olen ma õppinud Soomes, ma olen õppinud Šveitsis, ma olen õppinud Taanis, ma olen õppinud Hispaanias, ma olen õppinud Prantsusmaal, et ma olen näinud päris erinevaid haridussüsteeme ja mis minu jaoks on päris huvitav olnud, on see, et ma olen näinud, et enamasti nendes koolides, kus noortel on olnud võimalus olla väga aktiivselt ise oma ideede teostamise juures, on ka koolikeskkond tervikuna palju parem kui mõnes teises koolis, kus neil võimalust kaasa rääkida nii palju ei ole. Paljud noored küsivad, et mismoodi ma võiksin ise enda jaoks selle huvitava idee siis välja mõelda. Et kõige lihtsam vastus sellele on see, et kui sa näed, et sul on kusagil mingisugune probleem, mis sulle muret valmistab, siis see võibki olla kõige parem ideeallikas. Sellepärast, et mis võiks olla parem, kui ma hakkan lihtsalt mingisugust probleemi lahendama ja siis ma saan mingisuguse tulemusega ka siis hakkama. Ja kui ma otsin siis nüüd erinevaid võimalusi, kuidas siis selle ideeni leida, siis enamasti kõige paremini minu meelest tootavad need võimalused, kus ma otsin erinevatest teistsugustest valdkondadest mingisuguseid lahendusi. No näiteks, juhul kui ma otsin võimalusi mingit probleemi lahendada koolis ja ma näen, et asjad ei ole päris nii, nagu nad võiksid olla, siis ma mõtlen, et okei, mis võiks olla see koht, kus ma tunnen ennast väga hästi. Võib-olla ma tunnen ennast väga hästi äkki kodus või võib-olla mul on mingisugune huviring, kus mul on väga tore olla või äkki mul on väga tore käia teatris või mõnel kontserdil. Ja siis ma mõtlen, et okei, kui mul on mingi koht, kus mul on tore olla ja seal ma mingil põhjusel tunnen ennast hästi ja samal ajal koolis ei ole asjad just kõige paremini, siis mis võiksid olla need aspektid, mis ma saaksin sellest teisest kohast tuua endal nüüd kooli ja siis seal samamoodi teostada. Et enamasti need kohad, kust ma otsin mingisuguseid analooge, mingisuguseid paralleele, on ka head kohad, kus kohast võiksid tekkida siis uued ideed, millega siis edasi liikuda. Kuidas jõuda selleni, et testida oma idee paikapidavust? Kõige lihtsam on lihtsalt katsetada seda väga väiksel moel. Ütleme niimoodi, et näiteks ma soovin mõelda välja, et kas mingisugune tööriist võiks toimida, siis selle asemel, et hakata seda tööriista ehitama, on võimalik alati ehitada valmis mingisugune lihtne prototüüp sellest samasest asjast. Disainmõtlemises kasutataksegi selliseid tööriistu, mida nimetatakse paberprototüüpideks. Et näiteks juhul, kui me mõte on tekitada mingisugune äpp, siis selle asemel, et hakata seda tarkvaraliselt välja arendama, on mul võimalik võtta lihtsalt üks paberileht, üks A4 paberileht, keerata see üks kord pooleks, keerata see teine kord pooleks, keerata see kolmas kord pooleks, kokku tekib mul siis niimoodi 8 ruutu. Ja iga selle 8 ruudu peale ma joonistan iseenda pliiatsiga valmis need ekraanivaated, et mismoodi võiks see üks ekraan välja näha kõikidel nendel vaadetel. Ja peale seda, kui mul see asja on valmis, siis ma lähen lihtsalt enda sõbra juurde ja küsin, et okei, kuule, ma tegin selle prototüübi siin lihtsalt paberi peal valmis, et kuidas sulle tundub? Kui sa nüüd hakkaksid sellist äppi oma meelest kasutama, mis sul võiks selle juures siis silma hakata? Ja täpselt selle samase kritselduse baasil ja sõbraga dialoogi alusel on sul võimalik tegelikult juba kontrollida, et kas see samane idee võiks sul toimida. Ja peale seda, kui see on sellisel kujul tehtud, siis sa võid hakata vaatama, et kas võib olla mingisuguseid natukene keerulisemaid viise, mismoodi seda sama asja teha. Teine viis, mismoodi enda ideed võiks proovida, on minna kohe ja hakata erinevate inimestega suhtlema. Suure tõenäosusega sinu sõbrad, sinu vanemad või sinu õpetajad ei ole kõige paremad kriitikud selle osas, et mis võiksid olla selle idee varjukohad. Nii et mine näiteks tänavale ja küsi mõnelt vastu tulevalt inimeselt, et mida nemad teeksid, juhul kui neil selline probleem oleks ja kas see sinu pakutud lahendus neile samamoodi sobiks. Ja juhul, kui see inimene, kes tänavalt võib-olla on natukene korraks küll ehmunud,
sinuga dialoogi astub, siis on tunduvalt suurem tõenäosus, et ta räägib sulle, mis on päriselt tema jaoks oluline või mitte oluline. Nii et võtmereegel on alustada lihtsalt ja hakata erinevate inimestega suhtlema. Kõik võivad karta seda, et ma räägin nüüd kellelegi oma ideest, mis siis juhtub. Teine võtab selle ära ja hakkab sellega tegelema. Jah, tõenäoliselt võib juhtuda küll. Ideedega kipub olema alati niimoodi, et suure tõenäosusega, kui sul on see idee ja kellelgi teisel võib olla ka samamoodi, siis ühel hetkel võib olla päris palju erinevaid inimesi, kes hakkavad seda samal ajal teostama ja lõppkokkuvõttes on väga keeruline siis vaadata, et okei, mina tulin just nagu selle tulemuse peale esimesena ja küll on ikka halb asi, et keegi teine üritab seda sama asja siis teha. Ma arvan, et see on üks võimalus, et tõepoolest hoida seda ideed võimalikult pikalt iseenda sees ja üritada siis kuhugile jõuda enda mõtetes, et kas ma suudan seda paremaks timmida. Aga see kipub olema enamasti suhteliselt lühinägelik, sellepärast, et mida rohkem sa tegelikult enda ideest räägid, siis jah, on olemas küll oht, et keegi teine võtab selle idee ja teostab selle ära. Aga teisest küljest on sama suur võimalus, et sul on olemas terve suur hulk inimesi, kes hakkavad sulle muu hulgas kaasa mõtlema ja mõtlevad üheskoos sinuga, et kuidas seda ideed paremaks timmida. Ja teine asi, iga idee teostamise juures on tegelikult tarvis seda, et sul on palju erinevaid liitlasi, kellega koos sa saaksid tulemusi saavutada. Nad ei pruugi olla sul vahetus tiimis, kellega koos sa asju teed, aga kui keegi liitlane ütleb, et näed, et minu meelest on see päris hea idee ja ma aitan sul leida näiteks uusi kliente, ma aitan sul leida võimalusi, kus sa leiaksid nendele uusi ressursse, siis seda liiki liitlastest on sul palju rohkem kasu kui sellest hirmust, et äkki keegi võtab su idee ja näppab selle siis ära. Iga ideed ühel või teisel moel hakatakse kritiseerima ja selleks, et mitte kaotada siin juures eneseusku, on tegelikult hästi oluline, et sa üsna varajases faasis, kui sa enda ideega tööd hakkad tegema, leiad endale kellegi sõbra, kellest sul oleks tuge. Sellepärast, et iga ideega töötamine vajab tegelikult päris palju sellist positiivset energiat. Ja juhul, kui sul on keegi, kes samamoodi innustub sinu ideest, nii nagu sina innustad enda ideest, siis teie 2 või 3 innustus on enamasti see, mis aitab muu hulgas ka hakkama saada mis tahes kriitikaga. Sellepärast, et kriitika tuleb, igal juhul tuleb. Ja kõige hullem kriitika lõppkokkuvõttes on see, et kui sa üleüldse kriitikaid ei saa, sul on enda meelest suurepärane idee valmis, siis sa lähed seda pakkuma ja mitte keegi ei taha seda. Nii et see on tegelikult vist isegi kõige hullem siin juures. Et tegelikult hea oleks see, kui sa osa sellest kriitikast ikkagi saaksid endale kaasa võtta ja seda kasutada ennekõige selgeks, et kuidas enda ideed paremaks timmida. Selleks, et enda kritiseerijatele muu hulgas öelda, et ahah, aitäh, see on nii tore, et sa mulle seda ütlesid. Ma võtan selle mõtte kaasa ja ma selle abil üritan enda lahendust paremaks timmida. Üks oluline aspekt tuleks endale veel meelde jätta. Teaduslikult on tõestatud, et sellel inimesel, kellel on rohkem ideid, on rohkem ka häid ideid. Mistõttu kõige parem asi, mida sa saaksid teha, on see, et mitte ühte konkreetsesse ideesse kinni jääda, vaid tegelikult iga päev üritada neid ideid juurde genereerida. Sellepärast, et mida rohkem erinevaid aspekte sa näed ja mida rohkem sa saad neid ka katsetada, seda suurema tõenäosusega jõuad sa lõpuks mingisuguse sellise idee teostamiseni, millest tegelikult väga suurele hulgale inimestest võiks olla päriselt ka kasu ja mis sulle endale meeldib ja su sõpradele samamoodi ka korda läheks. Mida rohkem neid ideid on, mille vahel sa saad hakata valima, seda suurema tõenäosusega sa jõuad lõpuks selleni, millest päriselt ka on võimalik edasi liikuda. Tihti võib küsida, et mis võiks olla kõige olulisem? Kas see, et mul on väga hea idee, millega ma hakkan siis tegelema nii, et seda siis parimal võimalikul moel teostada? Või võiks olla siis teine alternatiiv, et mul võib-olla ei ole küll päris head ideed, aga mul on olemas väga suur töötahe ja töövõime ja motivatsioon sellega edasi minna ja teha siis sellisest keskpärasest asjast, keskpärasest mõttest mingisugune hea tulemus. Tegelikult mõlemad pidi on võimalik liikuda. On võimalik liikuda nii selle ideega, mis on suurepärane, võib olla ka sellega, et ma keskpärase ideega, lihtsalt väga tugeva töövõimega teen väga hea asja. Ma pakuksin siia juurde veel tegelikult 3. võimaluse veel. Minu meelest parim võimalus on see, et isegi kui sul ei ole sellist suurepärast ideed ja isegi kui sul ei ole seda väga tugevat töövõimet,
ma panustaksin ennekõike sellele, et juhul, kui sul on väga äge tiim, kellega sul on tore asju koos teha, siis leia kõigepealt see äge tiim, kellega sul on hea asju koos teha. Kui sul on juba mõnus tunne, et jah, meil on koos teha asju hea, siis suure tõenäosusega te saate ühel hetkel innustada üksteist nii palju, et teil tekib muuhulgas ka töövõime ja töötahe ja energia sellega siis edasi liikuda. Mis iganes see idee siis on. Ja kui te teete seda piisavalt palju, siis ühel hetkel suutate ka mis iganes keskpärast ideed timmida niivõrd heaks, et ühel hetkel ta on niivõrd suurepärane idee, et need 3 asja on võimalik siis kokku panna ja üheskoos seda ka teostada.